Tere! Mina olen Kristjan. Täna valmistame mõnusa veiselihaburgeri siin ilusa Konati järve ääres. Selleks kasutame veisehakliha, peekonit, sibulat, võid, ürti ja kõige tipuks brioši kukkelit. Maitseteks kasutame soola, pipart, lõikame sisse ka natukene peekonit, et annaks sellist lihale sellist rasva ja suitsumekki natukene rohkem juurde. Siis segame selle kõik läbi. Kui on mass läbi segatud, teeme portsjonid. Ja paneme pihvid pannile särisema. Olen lisanud eelnevalt siia natukene võid. Ja küpsetame nad leegil mõnusalt pruuniks. Nüüd oleme jõudnud täpselt sinna maani, et toit hakkab vaikselt valmis saama ja hakime värsket ürti. Ja segame need panni peal kõik kokku. Laseme kergelt noaga läbi. Annab sukst mõnusat maitset juurde. Siis lõikame ka tomati ära. Vahepeal potis on meil soojaks saanud öökvein. Ja saamegi toitu hakata serveerima. Liha praetud, kartul praetud. Jäänud on ainult kokku veel panna ja saabki hakata maitsma. Selleks kokkupanekuks on meil siis brioši kukkel. Meie enda valmistatud barbecue kaste. Paneme mõlemale kuklile natuke kastet. Sest mis burger on ilma kastmeta, sest kaste on toidu alus. Nii. Toome natukene tomatit. Tegelikult paneme ennem salatilehe. Sest värsket võiks ühel burgeril, värskust võiks ühes burgeris olla. Nii. Salatilehed. Siis lisame tomati, kukli ja kõige tippu läheb siis ka praetud sibul. Nii. Nagu ma ütlesin, tomatid. Tomatil oleks hea, kui natukene paneks soola, pipart. Et annab ka natukene maitset juurde. Nii. Kukkel või tähendab pihv. Ja mõnus praetud sibul. Ja paneme kokku. Ops. Ja sellised lõkkel praetud burgerid täna saidki. Nüüd toome välja ka mõnusa jõuluglögi. Ka kõigil teadmiseks, et tegu ei ole alkoholiga, vaid mõnus ise tehtud mahlast ja ürtidest glögi. Paneme sisse natukene kuivatatud banaani, pähkleid, rosinaid. Toob mõnusat õngu juurde.